Ja prooviks nüüd siis ära lahendada selle teise poole tõlgetest, et kui meil nüüd juba UI tõlked ja ka siis see, kuidas kuupäevas ja keel ja kõike muud taolist tehakse, raha ja mida iganes on korras, siis kuidas siis sisutõlgetega jääb. Ja sellest sai siin, paneks enamik tääbid kinni. Seda sai siin teoorias siis lahatud ja prooviks siis kasutada seda long stringi. Ja panemades see base domeeni. Ja võtaksid selle kõik kaasa. Nii, olemuselt hästi lihtne asi ja seda ID-d vist meile ka siia vaja ole. Sest Entity Frameworki ju ei kasuta parasjagu. Tähendab seda in-memorit. Nii, ja võib-olla siis peaks panema seda long string default culture väärtus endale paika. Ehk siis web app ja app settings JSON. Ja ütleme, et see on meil siis ikkagi siis EN näituseks meil. Nii. Siis järgmiseks on seda vaja siis lihtsalt kasutada ehk miskisugune entity, mida me siin tõlkida tahame. Minu puhul siis näiteks kontakti tüüp see siin ja enam nüüd ta siis ei ole see string length siin peale enam mitte midagi kasulikku ei tee, sest nüüd see on hoopis tükkis ju JSON B mingisugune, siis JSON tüüp käsi serialiseeritakse stringiks. Võib-olla küll siia mingi pidi võib-olla isegi võiks selle jätta, võiks tegelikult proovida, et kas see andmebaasis midagi kasulikku lõpuks teeb. Aga esimese hooga jätaks selle siia lahtiseks. Kindlasti peame tegema uue migratsiooni kõik asjad. Ehk ma viskan siit esimese hooga need migratsioonid üldse minema ja alustame nullist. Ja ütleme, et ka siis meie andmebaas ära kustutatakse alguses. Ja kui sa üldse viisakalt tahta teha seda kustutamist, siis tegelikult need hub settings JSON'id kleebitakse omavahel kokku ja lokaalses masinas me oleme development režiimis, ehk ma võin siia panna siis teise koopia sellest ja siia jätta selle true'ks parasjagu ja siin keerata see false'iks, ehk see ilma laienduseta on kõige vähem tähtis, aga seda siis kasutatakse toodangus, kui me lõpuks ükskord selle serverisse kõik paneme. Ehk siis pärast lokaalselt peaks ikkagi siis hetkel andmebaasi maha viskama ja tuleb ka siis uus migratsioon teha. Ja modernne alternatiiv oleks siis selline lähenemine, mis on natukene siis deprekeeritud. Ja teine lähenemine oleks siis see siin, mis siis ütleb, kuidas me siis seda soovime serialiseerida ja deserialiseerida ja proovime siis seda siis kasutada ja vaatame, mis sest välja tuleb. Ja selle saab ka kindlasti universaalsemaks natukene kirjutada, et see automaatselt kõik õiged tüübid üles leiaks või kõik entitid läbi käiks ja otsiks üles, kus seda siis kasutada. Nii. Builder. Nii, JSON serializer, see on fine. Nii, kuidas selle builderile nüüd siis läheneda? Nii, meil peaks olema siis entity on ju, milleks on siis meil kontakttüpe.
ja siit nüüd tõesti tuleb siis see property välja. See ei ole meil siis sama string, see on siis contact type name. Nii, ja sellel on siis tõesti has conversion ja nii edasi. Mis mulle siin selle juures praegust ei meeldi, on see, et sellest oleks vaja siis sellist universaalsemat lahendust, mis käiks kõik entitid läbi, mis meil builderis on, otsiks üles kõikide entitite seest üle kõikide propertite, kõik need, mis siis on langstring tüüpi ja siis nendele selle konversiooni külge paneks. Serialize 0, tundub, et see on võib-olla okei isegi. Ja use reflection, find all langsters and apply conversion to them all. Nii, sellega nüüd võiks oma migratsiooni võib-olla korda saada, aga nüüd meie UE esimese hooga kindlasti ei tööta. Aga proovime migratsiooni ja andmebaasi ühenduse ära, et see vähemalt korras oleks. Ja siis hakkame vaatama, mis siis MBC poole peal teha tuleb selleks, et see asi töötaks. Hetkel siis uus migratsioon. Nii, vaatame siis huvi pärast peale, mis siit tuli. Companies, contact types, contact type name, table, column, string ja sisemine tüüp on JSON B. Tundub täitsa õige olevat. Ja paneme ka selle asja tööle ja vaatame, kuidas töötab. Nii, login. Ja tõesti, juba midagi tehakse. Ja on näha, et nüüd on siis välja kirjutatud siia meile kontakttüüp name'i koha peale miskisugune dictionary väärtus. Ehk need esimesed väärtused on just nagu täitsa okeilt baasis arvestatud seedingust, sest meil oli sinna see automaatne konversioon lisatud, ehk siis praegast töötab see osa siit lõpust, mis ütleb, kuidas siis seda implitsiitset konversionit teha eri tüüpide vahel, ehk siis langstringi stringi ja stringist langstringi tagasi. Ehk see on fine, ehk siis see langstring xxxxx võrdub foobar, see on see, mida siis praegast kasutati. Ehk siis tõesti tehti meile dictionary, kus on siis võti en väärtusega phone. Nii. Aga hakkame siis seda asja nüüd siis otsast üle käima. Kui ma nüüd hakkan seda asja redigeerima, siis ma tõesti saan siia väärtuse phone, aga mul on praegust eesti keeles. Paneme siia kirja ette, salvestame. Ja nüüd juba tekkis üldse mingi häda tühjus. Ehk siin nüüd peab hakkama seda redigeerimist natukene paremini tegema. Esimese hooga tahaks kohe teha korda siis selle, et siin olev models võiks olla nimetatud siis natukene paremini. Ehk siis see võiks olla view models, oleks selgem. Tõstame selle error mudeliga õigesse kohta. Nii. Ja võtame oma kontakttüüpes controller ette. Mis siin nüüd siis toimub? Jätame indeksi rahule esimese hooga, sest sealt siis, või tegelikult võib siia indeksis ka korda teha, aga paneks kaks asja siia kõrvuti.
ja siin nüüd kuvaks selle asja välja siis otse, ehk siis item contact type name. Vaatame, kas see aitas. Kas nüüd jälle kustutati siis mul andmebaas ära. Okei. Teeks selle ka kohe korda. Ära dropi false. Nii. Jah, sellisel otse väljakirjutamisel toimub siis tagurpidi conversion ehk siis long stringist tagasi stringiks. Aga ma tahan seda siin ka näha, siis ma näen seda reaalselt, mis seal dictionary sees on. Aga nüüd siis, mis siis toimub meil editi ja create'iga. Enne kõike siis editiga. Create'iga vist on tegelikult kõik hästi. Pöörame create'i, contact type name. Tigupost. Create. Isegi siin tigupost ei läinud praegast väga hästi kaubaks. Ehk siin on vaja nüüd siis controlleris parandusi teha. Hakkame siis otsast peale. Mida tarvis teha on selleks, et need tõlkestringid, mida hoitaks andmebaasis, et need siis päriselt ka toimiks. Nii, hakkame otsast tulema. Create view ja view kasutab nüüd vaatemudelina otse contact type'i, mis vist ei ole kõige õigem, sest siin see input ei saa ju kuidagi midagi teha dictionary'ga. See ei saa nagu olla õige. Ehk teeme siis endale siia vaatemudelitesse, kus on vaatemudelid. Vaatemudelid siis juurde. Nii, contact type name create. Ja kui me seda create'ime, siis on meil vaja ainult ühte asja. Sorry, see on string ja contact type name. Ja siia saab nüüd tõesti ka peale kirjutades ilusti selle, mis ta oli, string length attribuudi. Nii oli vist seda pidi, üks siia ja maksimupikkus on siin. Ja kõik need display'd ja mis iganes muud asjad ka on ju. Nii, lähme siis oma controllerisse. Ja meie views me siis ütleme, ehk nüüd me enam seda siia ei vaja, seda bind'i, ehk me kasutame oma spetsiaalset vaatemudelit, mis on siis see, ja võib-olla paneks sellegi nimeks siia VM metseks. Ja siit me selle tagastame, pluss ta võiks nüüd ütelda, et mudel on vale, ei ütlegi. Lähme vaatamegi seda, ei, see on siin kindlasti nüüd vale. Kirjutan siia kõigepealt lihtsalt siis int. Ta võiks siia mulle ütelda, et see ei sobi siia mudeliks, aga ta millegipärast väga ei taha seda mulle öelda. Nii, aga kui ta nüüd selle grade'iga hakkama saab, siis siin ütleks, et var entity, new contact type, ID-d me väärtustama ei pea ja contact type name võrdub VM contact type name. See on kõik tore. Identity. Nii, aga miks ta siin ei taha mulle viriseda selle üle? Päriselt ju võiks. Veider. Nii, mis on siis view models? Ei tule sealt. Kust ta tuleb siis äpp? Ei, see on siis web äpp. Niisiis. Nüüd juba läks paremaks.
proovime. Create võiks nüüd isegi äkki töötada. Nii, loome uue. Test. Tõesti, EN-test, ET-test. Ja see, et need mõlemad siia tekkisid, need on siis kirjas selles long stringis. Ehk ta salvestab ära selle keele, kus me oleme ja kui default ei ole, siis see, kes esimesena ajale jõuab, mis iganes keeles, seega pannakse default väärtuseks. See on fine, aga nüüd siin, kui me lähme editisse, test, ma ei tea, 1, 2, 3, save ja katki. Kustutame selle crap'i siit ära. Ja lähme vaatame, mis siis toimub editis. Edit, view. Noh, jällegi, see on nagu mõttetu, sest contact type name on ju tegelikult dictionary. Ehk siin seda kuidagi redigeerida ei saa. Ehk tegelikult on siis vaja teha siia endale uus vaatemudel. Välja näeb ta sama, ehk ma võin siit suisa isegi pärilusega seda teha, kui ma tahan. Ja või siis base entity'st pärineda, siis ma sain ID, ehk nende kahe vahel peame siis valima. Võib-olla isegi meeldiks mulle rohkem ikkagi seda siin kopeerida ja kasutada siin seda base entity't. Ehk nüüd on mul siis siin kaks välja, ID ja see contact type name. Okei. Mis ma siis selle nimeks nüüd siis panin? Contact type name create. Contact tüüpe edit, ja siin jäi see sõna view model tagant ära. Ja see peaks olema siis mitte contact tüüpe name, vaid lihtsalt contact tüüpe tegelikult. Nii, nüüd on ta ühesugused. ID on, kontakttüüpe enam on, see nüüd siis string siin on ju. Nii, ja lähme siis vaatame oma controllerit. Nii, editi geti pool. Võetakse siis andmebaasist see contact type välja, ehk see on siis contact type, mis see on siis entity meil. Nii, ja sellest tuleb nüüd siis teha meil vaatemudel. See on siis new contact tüüpe edit view model. See on siis suure tähega ID. Nii, ja siin tehakse see automaatne konversioon dictionary'st stringi. See on kõik tore. Ja siis teistpidi, siin enam seda ei ole vaja, sest meil ongi ainult mudelis need väljad, mis me tahame. Ja võtame siit vastu selle VM-i. Need peavad jätkuvalt võrdlema või võrduma. Nii, ja siin nüüd tuleb hakata siis tegema seda asja natukene teistmoodi. Ehk esimese osaga võib teha siis vale versiooni. Võtame siit sellest, kuidas me create'is seda teeme. Ja loome selle uue entity. Nii, context update. Siis entity
jätame kõik muu siia samaks ja siit tagastame VM-i. Nii, ja vaatame, mis me niimoodi saame. Ehk ta läheb siin kindlasti katki, ma juba tean, aga käime ja vaatame, kuidas ta katki läheb. Nii, loome uue, contact type name, test ja me alustame siis ilmselt eesti keelest. Nii, n test et, test et, väga hea. Teeme redigeerime, test et, 2. Save. Läks suisa katki. Webpage was, no webpage was found. Kus küll see nüüd niimoodi nüüd siis juhtus? Nii, 9E0D lõpus, 9E0D, tadara, save, 9E0D, kus ta nüüd siis nükse vea annab, see on küll ka huvitav, 404. 404 saab tekkida siit. VM-is ju on ID olemas, mille osas ma nüüd siis eksin huvitav, vaatame. Kontakttüüpe edit view model on ja ID on siin hidden väljana täitsa olemas, ehk ta peaks ka tulema tagasi. Ja editit kui me teeme, siis kontakttüüpe edit view modelis me tõesti ka ID väärtustame. Kontakttüüpe entity ID. Siin me ei pane ID tagasi. ID võrdub VM ID, niimoodi. Ja kõik väärtused kirjutati üle, kaasa arvatud ingliskeele väärtus. Ehkki seda me praegust ei muutnud. Ja kui me nüüd vahetame keelt, English, test ET2, see on fine. Me redigeerime. See on siis meil nüüd siis English versioon. Save. Ja ET kadus üldse ära ja inglise keel muudeti. Ehk miks see tekib on see, et me siin tekitame selle koha peal täiesti uue contact type name'i. See on täpselt sama conversion sellest long stringist ja ta igal juhul väärtustab selle ära uue dictionary'ga, mis meile ei sobi tegelikult. Ehk siin tuleb nüüd teha siis natukene midagi muud. Ehk mida siin siis teha on vaja. Lähme hakkame grade'i juures seda endaga kaasa võtma. Nii, meil on vaja see asi siis andmebaasist tagasi tuua, kui model state on valid. Kui seda nüüd sealt ei leitud, siis samamoodi tagastame siit not found'i. Ja nüüd me siis enam mitte ei tekita siia uut entity't endale, vaid contact type entity, contact type name, set translation ja VM contact type name. See siis võtab selle, ehk siin me loeme sisse olemasoleva dictionary andmebaasist tagasi, mis iganes väärtused seal sellel hetkel olid. Ja siin see set translation vaatab hetke kultuuriruumi, et või N ja lisab seda, muudab või lisab siis seda tõlget ainult selles vastavas keeleruumis. Võib-olla võib siis see ka nimeks panna entity sellele. Nii, ja seejärel salvestame selle andmebaasi tagasi. Update entity, save changes. Fine.
ja siin tuleb seda update'i kasutada, sest meil on praegust default'ina külge pandud see, et tracking ut ei ole, ehk nagu see asi siit andmebaasist Find and Sync'iga välja võetakse, niipea Entity Framework enam seda entity't ei jälgi. Ehk ta tuleb ka siis tagasi uuesti panna siit. Proovime üle, me proovime järgi. Contact types. Nii, hetkel on meil siin inglise keele väärtus, lähme redigeerime seda. 3. See on okei. Vahetame ümber eesti keele peale. Ja, redigeerime. est3, save. Hurra, test n3, test est3. Siia kubatakse nüüd testi. Vahetame keelt. Englishit. Tundub, et töötab täitsa korrektselt. Ja nüüd siit kuskilt siis index meetodist võtaks nüüd siis selle liigse asja maha, ehk ühte nendest pole meil vaja. Ilmselt me seda dictionary't ei peaks kellegele kuvama, ehk jääb ainult see tõlgitud väärtus. Test est3, väga tore. English, test enc3. Toimib täitsa ilusti. Suurepärane. Commitime gitti. Ja mis ta on siis i18n db. Ja paneme selle salvestuse kinni.